näohoolduse tooted on minuni jõudnud, ma olen neid veidi aega kasutanud ning vaatame, mis nad sisaldavad ja kuidas need mulle meeldivad. Kylie Jenner ise ütleb, et ta soovis oma fännidele tuua just hea näohoolduse toote koos taskukohaste hindadega. Neid tooteid olenemata sellest, et nad on roosa pakendiga, mis on juba äge, võivad tegelikult kasutada ka mehed ja ükskõik mis vanuses. Mis mulle eriti meeldib, on see, et nad on loomkatsete vastu, nad on veganlikud, termoloogiliselt testitud ning lisaks ka gluteenivabad. Number 1 näohoolduses on näopuhastus. Selleks me kasutame näopuhastusvahtu. Ja see on hästi huvitav, et on siin sees nagu selline vedel, aga kui ma siit pumbasest teda võtan, see läheb selliseks vahtu. See näopesukeel on rikastatud ülitoitva kivisilmõliga ning lisaks sisaldab ta C ja E-vitamiini. Ning selle näopesukeeliga me eemaldame kogu oma mustuse, rasu, meigi. Eemaldan ma selle näopuhastuskeeli sellise lapikesega. Niisugune miinusvahu puhul ongi see, et tuleb pesta seda veega maha, et see kuivatab nahka. Kuid selle eest ülejäänud kõik Kylie Skini niisutajad on väga super head. Järgmine samm on näotoonik. Ja mis mulle tegelikult väga meeldib, on see, et nad on üpris lõhnatud. Ja ainukene, mis lõhnab siis kõige paremini, või mille siis üldse lõhna ongi see näotoonik. Ja see on selline piimes vanilja lõhnaga. Õrne alkoholivaba näotoonik aitab parandada siis naha välimust ning tagada hea tunde. Ja sisaldab ta avokaado, kivisilmõli ning õunaekstrakti. Toonik peab näost täiesti ära kuivama, ennem kui me võime kreemide juurde minna. Aga järgmine step on silmaümbruse kreem ja see on selline taastav, ehk ta sisaldab kofeiini, E-vitamiini. Võtame ta nimeta sõrmele ja näha on, et ta on selline oranžikas ja panen ta siis siia 2 sõrme peale ja L-kujuliselt silma ümber. Ja mida ma olen märganud, et mul tõesti on silmaümbrus läinud ilavamaks. Ma olen kasutanud neid tooteid nüüd kuskil äkki 6 aega. Muidugi ma ju kasutasin ka ennem näohoolduse tooteid, kuid mida ma olen märganud, et mu näonahk on võtnud need tooted omaks. Üldjuhul meie naharakud uuenevad kuskil 28 päeva ja selle aja jooksul me võiksime näha, kas need näohoolduse tooted meile sobivad või mitte. Ja minul ei ole tulnud ei mingisugust üleliigset punni ega midagi. Nahk on väga rahul toodetega praegu. Järgmine toode, mida igapäevaselt küll kasutama ei pea, on C-vitamiini seerium. Seda võib panna 1 pumbatäis näole igal hommikul ja õhtul, kui näiteks on nägu hästi kuiv. Igapäevaselt seda ei pea kasutama, kui sul näonahal ei ole mingit probleemi. Minule meeldib C-vitamiini seeriumit kasutada siis, kui mul on vähe maganud või meigi alla niisutuseks. Viimane toode Kylie Skini näohoolduse puhul on mul näokreem, näoniisutaja. Seda võiks nüüd küll iga hommiku õhtu kasutada ja 1 pumbatäiest aitab selle näole. Ja määrime. Muidugi on Kylie Skinil ka olemas juba näokoorijaid, maske. Hetkel veel Euroopas neid ei tarnita, kuid 1. oktoobrist on Kylie Skini näohoolduse tooted olemas ka Euroopas. Lõppkokkuvõtteks võin ma öelda, et ma olen nende toodetega rahul. Aitäh, et vaatasite. Luban, et nüüd iga kuu tuleb mingi YouTube'i video minul välja, siis meigiga seoses, näohoolduse või mingi muu iluteemaga. Kindlasti on teil küsimus, kus mina need tooted sain, siis mina ise ostsin need tooted Douglasest. Ja kõik need tooted, mida mina teile täna näitasin, need on Douglases olemas ja saadaval.